Tere, head tennisesõbrad! Australian Open on kohe-kohe ukse ees ja rõõmustav on tõdeda, et meiegi tüdrukud Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi on kokku 4 matši juba pidanud. Kaia on jõudnud oma turniiril veerandfinaali ja Anett teise ringi. Aga mida meil ei ole meil täna veel käes Australian Openi põhitabeleid, mis pidid täna hommikul minu andmetel hommikul kell 5 Eesti aja järgi, teistel andmetel isegi kell 9 pidid avaldatama, aga juhtus siis nii, et üks hotellitöötaja seal Melbourne'i hotellis, kus mängijad viibivad, andis positiivse koroonaproovi kolmapäeva õhtul ja on siis kogu seltskond pandud veel päevasesse karantiini ja annavad seal usinasti koroonaproove ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis homme mängudega eelturniiridel jätkatakse ja kinnitatakse, et küll see suur slam ka toimub. Aga hakkame kuidagi nende tennisejuttudega siin pihta. Karretavasti täna teemadest puudust ei tule. Minuga on siin stuudios Riho Kallus, nagu ikka. Tere! Eesti Tenniseliidu peasekretär Allar Hint. Tere! Ja tennise asjatundja, kuidas siin nüüd tituleerida? Alo Ojasalu. Tere! No me ei saa üle ega ümber kõige suuremast teemast Eesti spordis veebruarikuus. See on Toomas Annuse ja saate Pealtnägija tülist tekkinud poleemika Eesti spordirahastuse üle. Ja miks me ei saa sellest üle ega ümber, on selles põhjus, et Merko oli ka väga suur tennise toetaja. Meil on võimalus kohe otseallikast küsida, Allar, sinu käest. See teade, et Annus lõpetab Eesti võistlusspordi rahastamise, mida see tennisele tähendab? Eks ta, nii nagu me oleme tenniseliidu või tennise kogukonnaga, siis väga suuresti ikkagi toetatav ju erasektori poolt, et ma arvan, üle poole või 67% meie eelarvest on erasektori toetused ja kindlasti on see nagu tuntav, et kui keegi lõpetab või kuskilt ära kukub või vähendab, et loomulikult on ta kahju. Aga eks teistpidi elu peab edasi minema, et ega me peame tegema omad korrektuurid ja võib-olla ka kuskilt pidi järeldused ja hakkama saama. Kas midagi lähitulevikust ka tegemata jääb nüüd tänu sellele teatele? No lähitulevikust ma ei julge veel midagi täpsemat öelda, mis tegemata jääb või mis ei jää tegemata, sest me elame täna ikkagi väga sellises ühe päeva kaupa perioodis üleüldse, nii et siin on nagu raske päris otseselt nagu öelda, kus ja mida nüüd, mis nüüd toimub või mis rohkem või mis vähem on, et täna ma selle nii-öelda väga selget vastust ei oskaks anda. Saad sa siin saates välja öelda, kui suures mahus, ma ei küsi võib-olla summasid, kui suures mahus Merko ja Toomas Annus tennist toetasid? Piisavas. Et ma ei räägiks täna summadest või ma ei taha kommenteerida summasid, et need on lepingujärgsed summad ja nii-öelda kuigi nii-öelda kokkuleppelised summad, et ega meil ka ju reaalselt veel lepingud selleks aastaks allkirjastatud ei olnud. Riho, Merko kapp oli väga edukas ja eriti selles valguses tundus see uudis tenniserahvale eriti suur pauk, et sinu mõtted sellel teemal esimesed? No, eks loomulikult, nagu ka Allar ütles, et Merko kapiks, et see üritus sündis puhtalt arvestades seda hetke olukorda ja tõenäoliselt, kui oleks olnud normaalne elu ja oleks toimunud Merko Estonian Open, ei oleks ka seda matši toimunud, et ta sobis väga hästi sinna sellesse hetke ja väga hea meel, et Merko sellega kaasa tuli. Väga suure tõenäosusega ühekordne asi ta oli ja see sai tehtud, et mul on selle üle tõesti väga hea meel, aga pigem jah, ega õnnetud on need spordialaliidud, kellega Merkol on pikemaajaline koostöö olnud ja
ja kes selle tõttu kannatavad, et noh, ma kahtlemata julgen arvata, et sellises mahus sponsorit Eesti spordis leida no ülimalt keeruline, et see saab olema väga-väga raske kõikidel nendel alaliitudel. Alar, kuidas sulle tundub, kuidas me sellesse olukorda sattusime? Et nüüd mitmed alaliidud ja spordialad ikkagi on käsi pikal juba teiste sponsorite suunas ilmselt või üldse vaatavad, kuidas hakkama saada? Noh, ütleme, et iseenesest minu arvates see asi näitas praegust, et ühte lihtsat asja, et kõik on inimesed, sealhulgas ka, ütleme, sponsorid, näitas võib-olla ära, et ma ei tea, ajakirjanikud peavad natuke ettevaatlikumad olema, seks, et noh, nii või teisiti ükskõik, mis vabandusi seal ei tooda. Pealtnägija pealkiri oli see, mis põhiliselt vist Toomas Annus solvas ja pärast sisus midagi öelda, vabandada, muuta, noh, pole väga mõtet. Kahju on tehtud ja kahju on suur, ütleme, Eesti spordi mõistes, no. Kuigi ma siin eile ühte Kuku raadios saadet kuulasin, et ma isegi ei tea, kes rääkis, aga igal juhul ta rääkis, et kahju marginaalne, noh, see ei ole nii, ütleme, et minu jaoks on see, et intsident on juhtunud, on ju, ütleme, ma ei tea, kas homme, ülehomme teistelt sponsoritelt jätku sellele tuleb, aga paljude spordialaliitude plaanid on sassis, ebakindlus on kindlasti sellega seoses tekkinud ka teiste sponsorite suhtes. Mitte ainult alaliidud, vaid ka üksikud sportlased. Just. Plaanide ümber tegemine, kiiruga midagi leidmine, noh, ega üks suur segadus ühest väiksest pealkirjast ja kas seda on vaja tõesti uskuda, et Toomas Annus rahastas dopingu, noh, väga raske on uskuda seda. Aga kellele siin üldse näpuga näidata, kas ajakirjandus on nüüd ainus patuainas või natukene on ikkagi need mehed ka süüdi, kes pilli panid? No absoluutselt, loomulikult sinna, aga noh, ütleme, et sellel õrnal hetkel, kui tegelikult ükskõik, mis meil siin ümber kõik toimub, on ju, siis ma arvan, sõnadega peaks nagu natuke ettevaatlikum olema, et tore on võtta ja öelda, et no nii, et sina andsid ju selleks raha, on ju, sa oled järelikult selles süüdi, aga noh, kogenud inimesed peaks natuke tagajärgedele mõtlema. Allar, kas kui selliseid toetajaid ei oleks nagu Toomas Annus ja ma usun, neid metseene on siin tennise ümber veel teisigi, mis seisus Eesti tennis üldse oleks? Riiklik rahastus moodustab ju väga väikse osa sellest, mis teie Kukusse tuleb. Jah, nagu ma ütlesin, et erasektor on ikkagi julgelt üle poole meie toetustest ja loomulikult, et kui seda poolt ei oleks, siis väga palju ei toimuks ja kindlasti oleks paljudel mängijatel oluliselt raskem nii-öelda oma karjääri ja oma teekonda nii-öelda jätkata, just ka rahvusvahelist tennist silmas pidades. Et vähegi anda nii-öelda võimalus ja proovida. Et see on absoluutne fakt, et siin ei olegi midagi nagu rohkemat vaiendada, aga noh, eks tennis ikka toimiks või toimuks midagi, et küsimus, kui paljudel oleks võimalust ja kas see võimalus on piisav, et nii-öelda oma andeid või oma sellist paremat nagu välja panna. Kas riiklik rahastus tuleks seda hakata kohe praegu ümber vaatama, sest ohumärgid on ju üleval, et ega seda sponsorraha, eriti veel koroona ajal, väga palju ei jätku? Noh, ma arvan, et eks siin on mitmeid aspekte, et riigi rahastus on ju kasvanud spordile, et on kasvanud läbi mingite võib-olla ümbertõstmiste, aga ka noh, ikkagi lisaraha on ju juurde tulnud, et seda ei saa ju eitada. Ja kindlasti on spordialast või alaliite, kellel on see vastupidi, et enamus on riiklik toetus ja sinna juurde on mingis või väikeses osas nii-öelda erasektori toetus. Et eks me tennisega peame ka nagu järjest rohkem ja rohkem mõtlema, vaatama, et kuidas me saame seda riiklikku rahastust tõsta läbi ka enda tegevuste, et loomulikult tulemus on üks punkt, mis kindlasti maksab tänasel päeval. Ma olen väga õnnelik, et täna enam ei vaadata ainult nii-öelda mingisuguseid maailmameistri või Euroopa meistrivõistlustiitleid, mis puudutab tennist, et ka Grand Slamid on reaalsed
reaalsed tulemuskohad nii-öelda või kohad, mida arvestatakse, et see on, kõik on läinud tegelikult, kui vaadata nagu mingisugust ajalugu on oluliselt paremaks läinud, et noh, selles suhtes läheb nagu paremaks, kuid loomulikult on see, et kui me täna ikkagi räägime sellisest sellisest 60-40 ja 70-30 tasakaalust tennise mõistes erasektori poole, siis me oleme haavatavad. Keegi tahab veel sel teema midagi lisada või võtame järgmise teema? Ma tahaksin lisada võib-olla seda, mis võib-olla on kõige raskem kõikidele nende inimeste jaoks, kes tihtipeale puhtast südames seda tööd teevad, aitavad sportlasi või üritavad toetajaid leida, et paraku on kurb see, et iga kord, kui jälle tuleb üks uus pealkiri 10 aastat tagasi juhtunud sündmustest suusatamisega, siis iga kord võetakse väike tükike kogu Eesti spordimainest ja see teeb selle olukorra kõikide jaoks keerulisemaks, et tore oleks, kui see sõjakirjas ükskord maha maetakse ja need asjad saaks lõplikult selgeks, et see on kurbli. Aga Riho, sa saad ju aru, et me ei saa seda teemat enne maha panna, kui meil ei ole kõik selge. Jaa, absoluutselt, ma saan sellest aru, aga ma tahangi öelda lihtsalt, et see mõjutab kogu sporti ja see mõjutab kõiki neid inimesi, kes kuskile uksele koputavad ja lähevad võib-olla oma sportlase jaoks ükskõik millist summat küsima ja see on altruism Eestis, Eestis ei ole tegelikult sponsorlust kui sellist olemas, et see kõik on nende inimeste puhas metseenlus, et see on kurb. No viimastel päevadel on läinud fookus nüüd rohkem sinna, et kas sponsorlepingutes peaks rohkem seda mainekahju punkti ja seda nii-öelda jutumärkides dopingupunkti ka sees olema, et vastasel, et saab sind, ma ei tea, kohtusse kaevata, rahad tagasi nõuda. Enamasti see on. Enamasti ongi, jaa. Aga ütleme, võtame sellel juhtumil, ütleme, et kui tegemist on tavalise sportlasega, kes põhimõtteliselt elabki sellest toetusest, mis ta saab, on ju, talt nagu midagi tagasi nõuda ilmselt ei ole, kui Tonte teab muidugi võib-olla, kes kõrval on karjääri jooksul kõvasti pannud, siis võib-olla ka on, aga see on keeruline ja see jälle pikendab seda agooniat tõenäoliselt pressis ja igal pool ja kas see on positiivne, ma ei tea, ma ei ole kindel. Kas üldiselt tennises on ka see punkt aktuaalne? Ega tennis ei ole ju dopingus samuti puhas? Absoluutselt, et eks seal on ka omad pahed ja kindlasti selline punkt peab lepingus sees olema ja ma arvan, see on täiesti loogiline ja normaalne, kui see seal on, et kõik peavad ikkagi teadma ja väga selgelt teadma, millega nad mängivad nii-öelda. Igatahes ma arvan, et laiemas avalikkuses seda teemat veel kedratakse edasi ja näis, mis lõpptulemus siis ikkagi on. Lähme Austraalia Openi juurde. Meil peaks siin laual olema praegu tabelilehed, 4 lehekülge mehed, naised, aga meil seda ei ole, sest see lükati päeva võrra edasi. Ma küsin kõigepealt nagu üldmulje, et kuidas teile see, ma ei taha öelda tõmblemine, aga kuidas see natukene ikkagi on minu arust üle paisutatud nende reeglitega seal Austraalias, mis selles mõttes on mõistetavad, et kui teil tõesti ei ole 30 päeva ühtegi positiivset juhtumit Victoria osariigis olnud, siis jah, tulebki ettevaatlikult võtta, aga kuidas teile tundub, et nad selle korraldamise ja karantiinidega üldse on hakkama saanud? No minu jaoks kõige kummalisem muidugi tundub see, et mängijatega on ju väga-väga karmilt ümber käidud, praktiliselt pool Austraalia Openi tabelit on 2 nädalat vangis istunud ja siis selgub, et kuskil hotellis üks kokatädi saab ikkagi tagaukse kaudu väljas käia, et see on nagu äärmiselt kurb ja kogu see seltskond sellepärast kannatab, et ma just eeldan, et selle personali peaks siis ju veel eriti karmid reeglid olema, kui mängijatega nii karmilt ringi käiakse. Aga huvitav on näha, mis hakkab siis Austraalia Openi ajal toimuma, kui sarnane asi juhtub, kas siis ka pannakse üritus kinni ja oodatakse 2-3 päeva, et see võib päris pikalt kesta see turniir. No ma olen kindel, et Austraalia lahtise suhtes võib olla mingeid, esiteks ma olen kindel, et ta toimub. Ja võib olla mingisuguseid asju hakkab toimuma alles siis, kui tõesti 10 mängijat osutub, et on viirusega, aga isegi üksikjuhtumitega seda kindlasti ei tehta ja ei ole. Aga paranduseks sulle, Riho, et see ei olnud kokatädi. Jah, hotellitöötaja. Tuletõrjuja. Vabatahtlik tuletõrjuja, kes töötas seal selle
oli see ohvitser, et kes, kui nendel elanikel on mingi probleem või mure, siis see ohvitser tegeleb seal? Jah, aga minu jaoks jääb mõistmatuks, kuidas ta oma vahetuse jooksul sai olla 500 inimesega lähikontaktis, on ju, et see tundub nagu natuke naljakas, on ju. Aga no ükskõik, ma saan aru, et tänase päeva jooksul need koroonatestid tulevad ja homme tõenäoliselt turniir jätkub, ütleme, noh, me jällegi ei tea. Loodetavasti kõigile jätkub. Ja. Loodetavasti kõigile jätkub, aga noh, kindlasti on üle pingutatud mingite asjadega ja eriti just vaadata seda, kui kuu aega ei ole olnud ühtegi koroonajuhtumit sealt ja lõppu, noh, jah, mina ütlen, et suured rahad on mängus ja viimane hetk hädapidurit tõmmata tundub peaaegu võimatu. Ma olen selles suhtes Alaga nõus, et ma olen enam kui kindel, et see turniir toimub ühtmoodi või teistmoodi, et ikkagi et suured rahad on mängus ja mängijad on juba sinna toodud ja küll siis leitakse ka lahendus, et asi nagu lõpuni viia. Et noh, kas ma arvan, et mõte või idee algselt oli ju väga õilis, et tuuakse lennukitega kohale 5 tundi päeval vabadust, ülejäänud aeg istud toas. Aga siis hakkas juhtuma, kui esimene lennuk maandus. Et mis sellest nagu välja tuli, et kas see reaktsioon on nüüd mõistlik, ei ole mõistlik, et ei ole karm ikka vaadates mängijate poolt ka või vaatad sama neti poolt, kus sa oled 14 päeva seal toas kinni, mis mängija või mis sportlane sust järgi on. Paraku telepilt näitab midagi muud. Et väga head sportlased on järgi. Aga ma arvan, et tegelikult jah, et kui me sinna jõuame ka, et seda on päris huvitav vaadata selline vangis olevat sportlast ja vabakäigu vangina olevat sportlast, et kes seal lõpuks nagu võitjana välja tuleb. Et kindlasti on seal nii-öelda vangis sportlaste hulgas neid, kes on väga-väga näljased ja mängivad oma parimat tennist, et neil on suhtkoht selline nii-öelda juba mängunälg ühest küljest, teisest küljest, lähen ja panen, et eks seda on näha. Ma teen natukene Delfi spordiportaalile ka reklaami, et just vahetult enne saadet sai siis üles Indrek Tustiti muljed seal hetkel toimuvast, et Tustit siis vahendas uudist, et 80% testidest oli siis umbes tund või 2 tehtud ja need olid siis õnneks negatiivsed. Ja ajakava tuli ka välja, see ajakava siin saate jooksul veel täpsustan, Kaial oli 6. mäng, ma ei mäleta, Anetil oli äkki 2. mäng ja kell 2 öösel hakkavad mängud, et täna me oleme siin puhanud nägudega, et täna öösel saime magada, aga homsest läheb jälle pull pihta. Aga tuleme siis Kaia ja Aneti mängude juurde. Eile olid mõlemad võistlustules, Kontaveit alistas ameeriklanna Christina McHaley 6-1, 6-3, Kaia Kanepi natukene hiljem Darja Kasatkina 7-5, 6-1, Kaia siis nii-öelda jutumärkides vabakäiguvang ja Anett pääses täielikust vangistusest, ütles, et reede õhtul enne südaööd lasti nad siis välja ja laupäeva pärastlõunal said väljakule, reede õhtul ta vist postitas ise ka Instagrami, et jõudis seal korraks seal linna pealgi käia. Kummast mängist me alustame? Kaia on rohkem mänginud, räägime võib-olla Kaiast. Mängib veerandfinaalis, ootab teda ees Karolina Muhova, aga alistanud on juba Astra Sharma ja eriti magusa skalbi Tosin skalpi siis top 10 mängijate vastu on võtnud meie Kaia ja Arina Sabalenka hetkel maailma 7. reket. Mis mulje teil Kanepi hetkel jätab? No, mulle ausalt öeldes päris pika aja jooksul kõigega parema ja võimsama mulje. Ma vaatasin kõike 3 mänge, et väikseid kõikumisi seal oli, aga Kaia on võimas, tundub väga enesekindel, füüsiliselt väga heas vormis, liigub suurepäraselt. Ütleme, et igas mängus on olnud selline moment, kui Kaia oma mootori täiesti tööle saab. Ütleme, et okei, me keegi ei tea seal Sabalenkaga, kui esimene game oleks läinud teistpidi otsustavas, et mis oleks juhtunud. Aga eilses mängus oli Kaial selline pisikene mõõn 5-2, 5-5, aga peale seda teine käik jälle sisse ja mind just hämmastab, millist tempot ta nagu suudab hoida, on ju. Olemine positiivne,
okei, see Kaia kalapilk alati on olnud, aga praegust on ta positiivne kalapilk. Ei, peale mängu on ta pressikonverentsid alati väga hea tuline. Ei, seda küll, ma räägin mängust. Aga ütleme, et super vaatepilt, mis teleka vaheldusel vähemalt kohale jõuab. Mulle tundub nii. Aller, mis mõtted sul on? No ma arvan, nii nagu me Kaia kohta oleme siin, ma arvan, mitmeid kordi ja vaata, et iga kord nagu vähemalt mina olen teda vaadanud ja ikkagi jälle ja jälle nii-öelda imestan, et ta on füüsiliselt vormis, ta on mänguliselt väga hea. Jah, neid kõikumisi tuleb sisse, kuid neid kõikumisi tuleb ütleme, kõigile sisse. Aga võib-olla ka täna nagu vaata, et võib-olla see, kes ta oli selline mingi periood või selline 10 aastat tagasi natukene ka mingisugust pinget ta suutis nagu ise endale peale panna, siis täna neid pingeid ei ole ja mitte kuskilt ei ole ka näha neid, et ta on vaba, ta on lõbus, ta on, nagu sa ütled ka, et pressikonverentsil ka nii-öelda suhtlemas. Et see näitab, et ta tegelikult on nautimas tegelikult seda perioodi, mis tal on, et jumal teab, palju seda perioodi veel järgi on või palju ta ise tahab, et seda järgi oleks, kuid fakt on see, et ta naudib seda, et ta on valmis sõitma maailma teise otsa, ta ise ütles, et ta tuli siia võistlema, ta tahab mängida, ta on neljane, ta on vähem mänginud, eks ole, võib-olla nii nagu enamus mängijaid küll praegu, kuid jumal teab, kaua see asi nagu niimoodi kestab, et kindlasti Muhova homme on natukene võib-olla ka teissugune vastane või talle tuleb veel nii-öelda järjepidevamalt neid oma mängu nii-öelda peale suruda, et kas Natkina võib-olla ongi selline ka natukene pehmem, eks ole, nagu ta ise ütles ka, et mängutempo ei olnud päris see, siis Muhova puhul on sellist sitkust ja mängutempot seal ka, et seal tuleb veel võib-olla ka kolmandat käiku kasutada vähemalt mingi periood mängust. Aga Riho, sinu juures, oled sa nõus, et Kaia on juba sellel teel turniirilt saanud selle, mis tal vaja on? Mängukindlus, 3 mängu all, boonus kõik? Ja, kui vaadata tagasi Kaia karjääril, ma juba aimasin kuidagi need märgid ja seda on nii mitu korda olnud, et Kaia mängib neid madalaid turniire, eriti enne French Openit mitu aastat, ta neid ITF-i turniire mänginud, võidab seal 50 000, 100 000 ja siis tuleb ja mängib ennast veerandfinaali välja ja 2 kuud enne tennist ei mänginud praktiliselt, et juba need turniirid, need $25 000 turniirid, mulle tundus, et see on väga hea märk, et Kaia on hea soosija ja pidurdamatu, aga mis mulle eriti head meelt teeb, on see, et ta on terve, tal ei ole mitte kuskilt mitte midagi kinni seotud, ta on atleetlik, ta on super heas füüsilises vormis, et sellest me oleme nii palju rääkinud, aga ikkagi tahaks väga-väga kiita kindlasti taustajõudu Indrek Tustit, et on ikka väga-väga head tööd Kaiaga selle koha pealt teinud, et ta ei ole karjääri jooksul olnud nii heas füüsilises vormis, kui ta praegu on, et seda on nagu rõõm näha, et teame, kui Kaia suudab väljakul liikuda ja on terve, siis ta on kõigile väga-väga raske vastane. No tegelikult Twitter kubiseb igasugusest gifidest ja meemidest, mille pealkiri on see, et meie mängija sai teada, et mängib Kanepiga esimeses ringis ja siis on see jooksev Forrest Gump seal, et nagu ma ka kirjutasin, et see, et Sabalenka alistas, et maailma 94 sai 7. jagu, see võis olla numbriliselt kellelegi üllatus, aga see sai üllatus olla ainult tennisevõhikule, et meile ja siis väga paljudele asjatundjatele Kaia on nii-öelda esimeste ringide hirm kõigile. No mitte ainult esimeste ringide, ütleme, et kui Riho tõi siin näiteks, et hea märk on see, kui Kaia mängib neid väikseid turniire ja hästi palju ja ma just tahtsin tuua paralleeli vastupidiliselt ühe ennem US Openi, kus meil oli viimane kord Kaiat rõõm näha Eestis turniiril, eks, kui ta Pärnus mängis Merko Openit, 3 või 4 game'i kaotas turniiri peale, aga siis ta mängis ka palju neid väikseid ja tundub, et Kaial on see vajalik saada neid väikseid, saada palju matše ja tollel aastal mängis ühe oma selles mõttes edukama US Openi takka otsa, ütleme otse Eestist tulles, et peaaegu, et tuli kvalist vist ja jõudis veerandisse, kui ma ei eksi. Ehk siis rekordmäng võit US Openil, mis tal oli. Aga tundub, et ta on praegust samasuguses selles ja
ütleme, et kui sa ütlesid, et teistel oli suureks üllatuseks, et Kaia võitis, siis tenniseringkonnal ei ole. Ja eriti, kui sa kuulad, need Grand Slamid hakkavad need saated ette siia, ütleme, et isegi see match point, game set ja match kuulad, siis tegelikult Kaia mängusid alati arutatakse ja seal nagu sa ütlesid, et bad luck on ju, et Kaia sai, Haalep või keegi sai endale Kaia esimeses ringis või asjad ja nii edasi. Küsimust ei ole isegi esimest ringides, ma arvan, et Kaial oleks tähtis saada enam-vähem korralik tabel, jube kahju, et me täna hommikul tabelit ei näinud, ma nii ootasin seda, enam-vähem korralik mäng, jällegi saada kuidagi sissesõitu sellesse turniiri ja siis arvestades täna tennise seisu, ma ütlen veel kord, et tuleb naiste osas kindlasti üks aegade huvitavamaid Grand Slamme ja ka meeste osas, kas uus põlvkond teeb seda või ei tee. Aga Sabalenka mängust rääkides 6-1, 2-6, 6-1, no sellised on öeldud, et klassikalised Kaia numbrid seinast seina mängu seal pakuti, aga ikkagi, kuidas teile Sabalenka selles mängus tundus? Tuletame meelde, et 15 mängu eelnevalt oli võitnud ja 3 turniiri järjest. Ma arvan, Sabalenka on ka hästi selline huvitav mängija, nagu kes kui saab sellise heasse tsooni, siis ta on võimeline ikka loputama ja läheb ka suhteliselt sellise kalapilguga, et ja heas mõttes kalapilguga ka või sellise väga enesekindla pilguga ja väga, väga julgelt mängib ja teeb, et aga ma arvan, siin oli ikkagi ka väga palju, võib-olla seal game siia-sinna oleks mingit mängu muutnud, kuid ma arvan ikkagi, mulle tundub, et Kaia oli see, kes nii-öelda selle sammu tegi, et nii-öelda enda mäng peale suruda või mäng enda poole keerata. Et sa võid seal seti nii-öelda palja korjata, kuid ikkagi see, kes võidab 2 seti, võidab mängu, et ma arvan, et see oli see suhteliselt võrdset heitlus, eks ole, et ma arvan ka väga tugevad servijad mõlemad. Väga tugevad ja hästi nagu võib-olla ka sarnased mängijad natukene mingis võtmes, aga eks see mängutuju äravõtmine ka 1-2 punktiga game'iga seal lõpupoole ja enda mäng keerata enda kasuks, et nagu me tennises räägime, et tähtsam võita viimane punkt, aga mängus on ka väga tähtsad nii-enda momentumid, kus sa pead ja ma arvan, Kaial oli see momentum tema käes. Mis ma öelda tahaks selle mängu kohta, et kuigi need numbrid näitavad 6-1, 2-6, 6-1, siis tegelikult see nii ei olnud, ega Kaia teist settigi halvasti ei mänginud, lihtsalt Sabalenka mängis täitsa oma tipptennist ja ega Sabalenkal ka kuskil ei toimunud mingit murdumist, on ju, tegelikult käiski selline võimas löögimäng, kus oli õnneks tähtsamaid punkte võitis meie mängija ja nagu Allar ütles, viimane punkt loeb. Alo, sa ütlesid selle kohta kalapilk, Delfi TV-s ei ole väga palju Kaia mänge näidatud, sest ta VTA turniiridel on vähem mänginud ka net. Mulle see kalapilk nagu täiega meeldib. No mulle ka meeldib, sellepärast, et ütleme, viimases mängus oli üks game, mis ütleme, et Kaia alustas seda game'i esimeses setis 5-3 pealt, kui kaotas oma servi, on ju. Alustas praktiliselt 3 esimese löögi veaga, mis kõik olid sellised 5-10 sentimeetrit. Näidake mulle maailmas mängijat, ma ei räägi siin mõnest tippmehest, kes selle peale täiesti külmalt läheb, valmistub järgmiseks punktiks. Ei ole. Kusjuures Kaia nagu väga hea esituse ja järsku tuleb 3 esimese löögi unforced error'id oma servist, mis on nagu hästi-hästi oluline, on ju. Aga mulle meeldis, mis sellele kuigi tuli 5-5, peale seda oli käiguvahetus ja 7 game'i järjest. Ja seal oli tegelikult ka situatsioon, see oli ju 4-2, oli Kaia serv, kui 30 tasaseisult oli selline, natukene, ma ütleks, aimatav topeltviga tuli Kaiale ja ta siiski võitis selle game'i ja läks 5-2 ette, mis oli ka ülioluline game. Jah, just, et ei lase nagu ebaõnnestumistest absoluutselt ennast häirida. See on natukene, mis Anetil ka tänu noorusele võib-olla on ja ka Kaial oli see, aga täna Kaial seda ei ole. Ja absoluutselt 2-3 lihtveale võib järgneva vaimustavad 3 game'i, on ju. See on see, kui sa püsid selles tsoonis, vigu teevad kõik absoluutselt. Nadal kunagi mitte kunagi, nüüd alles natuke aega tagasi ütles, et temast sai hea mängija, kui ta sai aru, et vead on okei. Et ta on piisavalt kehv mängija, et teha vigu. Nii kui ta sellest aru sai temast hea mängija.
naljakas jutt tundub, aga need olid tema sõnad. Kas see kalapilk on tal nii-öelda ka natukene hirmufaktori eest, et ta kohutab ikkagi vastased sellega ära, et vastane ei oska lugeda teise emotsioone lihtsalt? No absoluutselt, iga vastane, kui näeb, et teine lihtsalt ei reageeri. Ütleme, et sama on ju ka Federeri Nadali mängu puhul, et kogu reageering on ainult see pisike rusikas seal ja väga-väga tähtsa punkti puhul on midagi ja midagi väga hullu peab olema, kui Federer või Nadal negatiivselt reageerivad, on ju. No siis on mängus midagi väga hullu ja mis on ka mõistetav, kuu paari peale korraks karu häält teha. Jah, aga Gunnar võib-olla, mis ikkagi neid vastaseid veelgi rohkem kohutab, et kui siin alati tihtipeale analüüsitakse, et no kuidas siis Kaia vastane mängis ja kuidas tal päev oli. Kui sa ikka seal väljaku peale lähed ja saad aru, kui kiiresti need pallid sealt tagajoonelt tulevad, siis ja su rekete peale, siis see hirmutab sind veel rohkem. Ma usun, et see lihtsalt, see tempo on meeletu. Ja seda oli eriti hästi näha Kasatkina mängus, kus praktiliselt enamikud punktid lõppesid ühtemoodi. Kasatkina praktiliselt pidi kõiki Kaia palle ette arvama. Ja inglise keeles on selline väljend nagu wrong rooted, on ju. Et punktid lõppesid alati see, et ühel hetkel Kasatkina arvas valesti, aegluubis oli seda eriti näha, kus ta oma split-stepi tegi nagu valel ajal ja siis see pall tuleb nii võimsalt, et kui ta ei arva seda ette, pole mitte mingit šanssu ka saada kätte. Väga palju Kasatkina isegi jooksnud nende pallide järgi, sest see pall oli ammul seinas. Mul tuleb meelde, kas see oli 2013, kui Kaia jõudis Wimbledonis veerandfinaali ja mängis seal Lisitski vastu, siis teel sinna ta minu arust kas teises või kolmandas ringis alistas Alison Riski. Ma kutsusin Alison Riski ka sinna intervjuuruumi. Ta oli hoolimata kaotusest väga heatujuline, ütles, et ta sai paari esimese game'i jooksul aru, et tal pole seal midagi teha. See võib tekkida, Kaia kindlasti on maailmas üks tugevamaid lööjad. No kuule, seda on öelnud ka meie oma poisid, kes Kaiaga sparringupartnerid on, et tagajoonelt Kaiaga lüües ikka need pallid tulevad tihti kiiremini kui poistega omavahel mängides, et see lihtsalt tempo on nii meeletu. Kaia löögid on väga nagu rasked, eks ole, heviseline, et tulevad oma kiirusega ja vint on ka veel seal peal. Et sa võib-olla telepildis ei saagi seda niimoodi aru, kui sa seal väljaku peal oled ja pead neid palle tagasi mängima, siis midagi muud. Telepildis saad selle järgi aru, et teatud löögi peale lihtsalt vastase jalad isegi ei nõkseta, et minna, et pole mõtet, see pall on läinud juba. No Kaia puhul see küsimus paratamatult jääb, et kuna me ei tea, mis kohad tal täpsemalt need kõige nõrgemad tänapäeval on, et tal on siin õlad ja kannad ja igased asjad, et kui nüüd iga päev peab mängima nüüd võib-olla homsest alates, kui hästi läheb, siis 2 mängu päevas, et me ei saa selle üle vist pikalt arutada, et me lihtsalt ei tea, kuidas need mängud tulevad, kui pikad need tulevad, kui rasked, et see kõik sõltub. Seda ma ütlesingi, et oleks vaja tabelit. Ütleme, et oleks vaja tabelit, et Kaia saaks 1-2 lihtsamat mängu, arvestades, et nüüd see nädal oli ka mitmeid mänge, on ju. Aga ärme unustame, et Grand Slamil hakkavad mängud üle päeva. Et naistel on see, ütleme täpselt, meestel on küll 5-setised ja see puhkus võib-olla ongi ekstra vajalik, aga naistel seda pole vajalikku, et selles suhtes see annab sellises mõnusas rütmis mängimise ja loodetavasti, kui Kaia peaks pühapäeval finaali mängima, siis esmaspäevaks ehk ei panta. Tõenäoliselt mitte mängu. Kuigi ajalugu teab teist, Jarko ükskord mängis pühapäeval finaali ja esmaspäeval esimese mänguna tuli Austraalias just välja niimoodi, et austraallased on kummalised, kuna nad elavad maailma seal teisel poolel. Aga mõtlevad teistpidi. Mõtlevad kuidagi teistpidi vahest. Ja tal vetsupotis vesi liigub ka teistpidi. Seda vist on testitud, vist isegi ei liikunud. Ma seda proovisin muuses, kus ma olin. Brasiilias proovisin, see ei liikunud. Kraanikaus liikus teistpidi, sama pidi nagu meil. Mis kell sa tuppu tulid? Et kella. See on peale kuute. Sellist testi tegid. Okei. Aga meil on tegelikult teine mängija ka veel, Anett Kontaveit, maailma 23. number hetkel ja siis Australian Openil on ta 21. asendus, kui ma ei eksi. Alistas Christina McHaley 6-1, 6-3, numbriliselt ikka väga ühepoolne mäng, kuigi ka seal oli neid pikemaid game'e ka. No ei tundu küll kuskilt otsast, et Anett oleks 14 päeva ainult trenažööri ja jooksulindiga trenni teinud. Need eelmised 20 aastat on mõjunud, et reketid käes on hoidnud väga, väga kindlalt. Ilmselt tema vastane oli ka ikkagi, ma arvan, oli see turniir, nagu ma aru saan, ongi nendele põhivangidele, on ju. Et aga see vastane ka kindlasti oma üksikmängu tulemustega viimane 10 aastat pole hiilanud.
et tahaks näha netil sellist tõsist testi, aga no eelnevad turniirid näitasid, et kõik on korras minu arvates ja nagu ta ise ütleb, silm sätendab peas ja tihti see puurist välja laskmise, ma ei tea, ma olen neid Aafrika looma vilme näinud, et kui seal viiakse loodusse ja lastakse sealt välja, siis lõvi lasti puurist välja, jah. Koha peal hüppavad ja kargavad ja teevad igasuguseid asju ja ilmselt on need samamoodi praegust ja ka teised mängijad loomulikult seal turniiril. Kas teise ringi vastane Petteri Mateks Sands on piisavalt nii-öelda proovile panev vastane? Ei ole. Ma tahtsin just seda sama asja öelda, et kui ma eile hakkasin vaatama seda Aneti mängu alguses, siis mul oli natuke kogu aeg selline hirm, et igalt poolt sa lööd nii kõvasti eeskäega tagaga, no ainult vajutad, kas sa suudad seda nagu kontrollida ka. Aga mida game edasi vaatasid, et aga näed, kontrollib ka veel täpselt, kuhu see pall läheb, et mulle täpselt selline tunne, see lõvipuurist väljapääsemise tunne, et no niimoodi tahtis neid palle peksta kogu aeg. Aga jah, et sai väga hästi selle kontrollimisega ka hakkama, aga jah, selle mõttes ma olen nõus Aloga, et see ei olnud veel vastane, kes oleks teda piisavalt proovile pannud ja testinud, jah. Kuigi McHale oli iseenesest võitles kogu matši ja andis endast absoluutselt maksimumi, sõltumata sellest, milline see skoor parajasti oli, et enda kohta mängis väga hea mängu tegelikult minu arust. Ilmselt igaüks praegust nendest tahab olla võimalikult rohkem minuteid väljakul ja võimalikult rohkem punkte mängida ja ilmselt selle turniiri eesmärk ongi kõigil teine natukene juba, täna me oleme, mis päev, neljapäev, eks. Ilmselt kõik ikkagi mõtlevad rohkem esmaspäeva peale. Jah, see on nii, kui Kaia puhul võib-olla me tahaksime, et ta tuleks sealt väga kiiresti väljaku pealt ära nii-öelda võidukalt, siis Anett võiks seal natukene mõni minut kauem olla, et rohkem lööke lüüa. Eriti praegu, pärast seda vangistust. 1-2 mängu kindlasti veel. Jah, aga eks nende väljakul olemist ja kas sul on see paus või ei ole pausi, tihtipeale ikkagi sõltub see ka sellest, et see üks mäng võib sattuda selline, et sa taastud sellest päris pikalt, et kui sul sellist mängu ei tule, siis ei ole probleemi järgmine päev mängima minna, et õnneks minu arust ei ole ka Kaial päris sellist matši praegu olnud, mis oleks ta nagu täitsa tühjaks tõmmanud. Ja pluss ma arvan, et viimased 3-4 kuud on olnud kõigil väga põhjalikud ja füüsilise ettevalmistused, et ma ei usu, et see 1-2-3 nädalat tennist kedagi üleüldse siin mingit moodi. Meestelahingud näitavad ka, et otsustavad see 7-6 setti ja keegi ei mõtle, et esmaspäeval peab 5-settereid mängima. Seal antakse ennast maksimum ja jällegi kõigil on nii suur mängupuudus, et ma ei kujuta ette, kui sa oled 3 kuud korralikult füüsiliselt ettevalmistunud, et mõni raske mäng sind kuskilt rivist välja viib. Jah, kui neid tuleb 4-5 tükki järjest, siis ilmselt, aga muidu mitte. Ma võtan siin sõnad sabas kinni, sa mainisid need 5-setterid, et ma kuulasin ise ühte podcasti siin enne, kui see karantiinipull siin üldse lahti läks nendel esimestel päevadel, siis pandi üles selline ettepanek, et äkki tuleks meeste mängud ka 3 peale tuua. Mis te sellest arvate? Mina eelmine nädal kuulsin, ma nüüd ei mäleta, keegi naistippmängijatest ütles, et naiste mängud tuleks 5 seti peale viia. Et oleks võrdselt raske? Ei, lihtsalt selle mängija, las ma nüüd meenutan, ei tule kiiresti ette. Keegi tippmängijatest ütles, et naiste tennise vaadatatust ja atraktiivsust tõsta ja tema arvamus oli, et tänapäeva naised jõuaks seda 5 seti mängida küll ja küll. Jah, ja tõenäoliselt tekiksid ka siis selgemad favoriidid ja kindlamad top 10 mängijad. Jah, ei oleks nii suur loteriiseks, et see 3 seti mäng võib vahest 40 minutiga läbi olla. Et mis on ka meeste tennises, on, et ikkagi pikad turniirid, Grand Slamid on ikkagi suhteliselt kindlad nimed, kes seal ülemises otsas on alati. Ja 2-0 eduseisust kaotatakse mänge oi kui palju. See on ikka väga erinev tegelikult mängida 5 parem ja mängida 3 parem. Maraton ja sprint. Natuke ikkagi erinev tennis nende psühholoogilises mõttes. Ma ennustan, et seda reeglit ei tehta selliseks. No meeste 3 setist. Ma mõtlen naisi 5-seks. Ei, no ilmselt mitte. Mingi näidisturniirina oleks muidugi huvitav. Jah, aga siin on televisioonis. Tuleb kohe meelde see Ameerika lahtiste finaal, kus oli Zverev juhtis kas 6-0, 5-1 või midagi, no täiesti ühe game'i oli vist saanud Dominic Thiem ja siis ta sai selle ühe game'i kätte seal teises setis 5-2 ja siis oli juba momentum hakkas minema teisele poole. Seis on praktiliselt 2 game'i kätte saanud, aga teades, et on 5-setine mäng, siis juba väga oluline hetk ja tead, et siin läheb lahinguks. Ja need on põhjused, just sellised mängud on põhjused, miks ma elu sees ei usu, et meeste 5-setiseid ära muudetakse. See on see, mis paneb selle inimese sinna teleka taha istuma. Aga mis te arvate sellist ettepanekust,
et ikkagi natukene lühemaks saada, viienda seti asemel teha 10-punktine kiirlõppmäng. Mina absoluutselt ei nokiks neid asju, ma isegi ei mäleta enam, milline see reegel, mis Austraalia Openil nüüd on 5 set, mis tiebreak, kui palju, ma ei mäleta 10-ni otsustav see pikk, mis seisu pealt, no need on juba, kõikidel Grand Slamid on erinevad, no see on... Ma ausalt öeldes olen isegi segaduses. Ma praegu mõtlen ka, et kas seal oli nüüd pikem tiebreak või kus on pikem tiebreak, Ameerikas või Austraalias? Austraalias. Ameerikas on ikkagi 7. Ameerikas on 7, seal on ju 10, eks ju. Et noh, juba need reeglid inimestel, kes on tennise juures, lähevad meelest ära, et see on kõige naljakam selle juures Wimbledoni 12-12. Jah, no täpselt, no okei, see on nüüd meeles, eks ju, et tänu sellele ühele huvitavale mängule seal jäi meelde. Aga jah, et ma pooldaks ka pigem seda, et mida vähem neid kogu muudetakse, seda parem tennisele tegelikult. Ei, ega seda ühe guugeldamisega ei leia ka, et no täpselt, ei tea isegi. Vist oli match tiebreak, kui ma ei eksi. Jah, seal on 10. 6 pealt 10. Jah, 6 pealt 10 on Austraalias, jah, täpselt, et kõikidel Grand Slamidel erinev. Jah, nii ta on. Aga igaüks teeb oma reeglid ja nagu näha, siis tehakse ka karantiinireeglid. Aga julgete praegu üldse ennustada kas või meestest, et keda me näeme 2,5 nädala pärast seda karikat üles tõstmas või kas või naistest? No mina tegin eile isegi kihlveo, ütleme, tuntud tenniseeksperdi Märt Kivirähkuga. Et mõlemad panime 2 hobust ja siis vaatame, kes. No. Kivirähku vana konservatiiv pani vanale põlvkonnale, mina panin uuele põlvkonnale. Ehk me pidime valima 2 mängijat, Kivirähk valis Djokovic Nadali ja mina valisin, kuna vene mängijad mul on sümpaatsed. Siis Medvedev, Rublev, kaua mõtlesin teist Medvedevis, ma olen peaaegu kindel, et selle aastal ta tõuseb maailma esireketiks. No Medvedev oleks kindla peale minek, ta on hetkel, vaatasin ka ühte kihlveoportaali, oli seal teisel kohal Djokovic'i järel, Djokovic'il 2.35, Medvedevil 5.50 koefitsient, Rubleviga võidaksid natuke rohkem, 31,0. Nojah, ütleme, et Rublevil tõenäoliselt ei ole niisugust Grand Slami kogemust veel, aga on mäng. Mis on veel, ja eks seal teisigi huvitavaid tegelasi on, nii Zverev, Tsitsipas, et mina usun, kui ma selle aasta kohta teeksin ennustuse, siis see aasta on tõenäoliselt, Nadal tõenäoliselt võtab Roland Garrosi jälle oma, aga Wimbledoni jagavad Djokovic, Federer ja 2 hardcore'i turniiri läheb kellelegi siiski noorest põlvkonnast. Ma ei tea, kui noored nad enam on, 23-4, see on ka juba tänu, see suur kolmik on teinud niimoodi, et need saavad vanad. Kõige naljakam, et tiimi kohta öeldi, et noore põlvkonna mängija võitis, aga oleme ausad, on 27, on ju. Selles 10 aastat tagasi selles vanuses loobuti, on ju. Jah, Björn Borg oli 26 aastat lõpetas tennise. Olles võitnud 11 Grand Slami. Jah, nüüd noormees võitis esimese. See on nagu naljakas ja see suur kolmik on teinud selle mõnes mõttes kihvti asja, et me elame sellisel ajal ja näha sellist pulli, sellist 13 Grand Slami võitu, ühel, see, mis Nadal Roland Garros teeb ja ma usun, et veel jätkuvalt paar aastat teeb. See on lihtsalt mõistuse vastane. Jah, mina julgeksin ka öelda, et kui me oleme kogu aeg rääkinud suurest kolmikust, siis enne Austraalia Openit mina paneksin nagu praegu teise suure kolmiku sinna, et ikkagi Nadal, Djokovic ja Medvedev, pluss-miinus, aga Danil Medvedev, ma ütleks, et on täpselt sama suur favoriit kui Djokovic või Nadal. Nadal võib-olla natukene vähem, aga praktiliselt need mehed oleks siis nagu eraldi klubi ja siis võiks teiste meestega. Siis oleks terve punt seal võib-olla selline 5-6 meest, kes on potentsiaalselt võimelised võib-olla üllatama midagi, aga Riho, minu arust Nadal istub hetkel ATP Cupil pingil. Jah, vot seda ma ei tea. Tal on seljaga probleeme. No vot, et see on loomulikult tõsine asi, kui on mingid probleemid tervisega. See on nende vanakest häda praegu. Jah, see on nagu teine asi. Sa oled ise samas vanuses, kajuva vaat. Jah, aga see on... Aitäh. Jah, aga see on ka kummaline vanak, et me oleme seda vanakest näinud küll kinni teibitud ja katkisena ja 5-setid matšid ta võtab ikka ära need oma asjad, et ta on ju korduvalt seda teinud. Mitte küll hardcourtidel. Jah, mitte küll hardcourtidel. Mäletame siin Vavrinkaga ühte finaali Austraaliast ja kui ikka Nadalil mingisugune asi üles ütleb, ta on küll nii suur džentelmen ja sportlane, et ta
väliselt ei näita seda välja, aga mängib lõpuni alati, eks ole, aga siis ta kindlasti favoriit ei ole, kus tal midagi viga on. Jah, tuleb meelde, kui kommenteerisime aastalõpu Masters turniiri finaali Dominic Thiemi ja Danil Medvedeviga vahel, kus kommentaatorina oli meil kõrval ka Toomas Leius, siis Toomas Leius ütles ka väga julge nii-öelda statemendi, et kui seda koroonapulli poleks olnud, siis tema arvas ka, et Danil Medvedev oleks juba maailma esireket. No ilmselt ta selle aasta jooksul, mul ka endal selline mõte oli, ma neid ametlikke kihlvedusid ei tee, aga siin pakuti Medvedevi peale mulle maailma esireketi kihlvedud ja mina usun, et hiljemalt juulis-augustis. Võtsid vastu? Võtsin vastu kihlveo ja juulis-augustis ma usun on ta. Mis vahel on? Ei, ega ma mängin... ma saan aru, et on mingi pudel või 2 või... Ei, nad on ikka sellised punased rahaküpüürid, et sellised väiksema sorti. Mulle meeldis see, et ametlikke kihlvedusid ei sõlmi. No see, mis need kontorid on, et kes sponsoreerivad tenniseliitu, et ma seal ei mängi. Aga see Pahv? Jah, üks teine ka mingi Olipett või mingi selline. Seda me ei tea. Aga kui rääkida sellest nii-öelda teisest ešelonist, kuhu me võib-olla paneme Tsitsipased, Zverevid, tiimid ja kes seal veel võiks olla tippudest, siis Kirgios on üsna kõrgel kohal. No kahtlemata Kirgios, aga siis väga huvitav on see, et seal on terve plejaad noori mängijaid, kes on nendele meestele väga tõsiselt kannale astumas. Ärme unustame Sinnerit. Ma tahtsingi just öelda, et see võib haiget teha ükskõik kellele. Absoluutselt kõigile. Hugo Humbert, prantslane, väga hea mängija. Seal on noori itaallasi, terve posu, kes on Berrettini heas vormis. Sonego tegi siin alles üllatused Djokovic'i vastu, ja kindlasti Hubert Hurkacz väga heas vormis. Siis on see, ütlen nüüd see endise mängija järeltulija Korda. Jah, Korda mängis ju super hästi, vigastas küll viimane turniir. Aga okei, võib-olla ta ei ole päris, ta on gramm noor, aga väga tore on näha, et terve punt on selliseid noori 21-23 aastaseid mängumehi, kes on super head mängumehed. Teevad vanakeste elu kindlasti väga raskeks. Ma olen nõus sellega, et mulle meeldib ka väga, et need noored tulevad sealt, kuid ma olen ikkagi selline traditsiooniline ja mul on noortest kahju, et ikkagi et vanad ära ei lähe või? Et vanad eest ära ei kuku või jõle tobe periood, et kus nad tennist mängivad, et mingid 3 venda on ikka ees. No üks targem mängija oli Andy Roddick, kes 10 aastat tagasi ütles juba, et ta teisele kohale ei taha mängida, et kui ei anta esikohta, siis tema loobub. Et minu hobune ikkagi, ütleme, kui nimetada üks, siis täna ma mitte, et ma tahaks või ei tahaks, aga Djokovic on natukene võib-olla grammi võrra eelisseisuses kui nooremad. Ja joonekohtunikud on automaatsed. Ja joonekohtunikud on automaatsed, mis võtab ikkagi, välistab teatud võimalused. No, aga sa tead, Gunnar, elektrooniliselt pallipoisid tulevad Austraalia. Ei, ma täna lugesin just Guardianis artiklit, et 380 pallipoissi, kes on ennast koolist peab poppi tegema. Kuigi ma sain aru, et Ostapenko ei olnud ka nende elektroonilistega väga nõus, et siin mis tal oli? Kas ma täna mitte Delfist ei lugenud neid või kuskilt mujalt, aga räägi lahti, ma ise ei tea. Ei, et ta oli ikka vaidlustanud elektroonilise joonekohtuniku otsuse. Kunagi on hea oli see, kui John McEnroe ajal tulid esimesed need elektroonilised servijooned, ma ei tea, kas te mäletate, käis selline Wimbledonis oli. Jah. Siis McEnroe ütles, et point ei olegi selles, kas sellel elektroonikal on õigus või mitte. Mul ei ole võimalust aga vaielda. See on kõige hullem asi selle asja juures. Aga kuule, huvitav, kuidas seda elektroonikat vaidlustatakse? Mul tuleb meelde üks matš, kui Allar Hint istus kunagi Saaremaa Openil bukis ja ma ei mäleta, kes hispaanlane mängis ja jälg oli väljakul ja siis hakkas vaidlema suuga, ütles, et nii ma teen nüüd pilti sellest jäljest, saadan ITF-i ja siis otsustatakse, kas see on sees või väljas. Aga seal ekraani peale tuleb ka ju pilt. Sina ei otsusta midagi seal bukis, et kuidas see täna see mäng sai läbi, see ei läinud edasi. Sellel päevale kärgmisel päeval. Aga ta tegi pildi sellest jäljest ja lubas selle ITF-i saati igal juhul, ma mäletan. Kuule, neid pilti tehakse Eesti meistrivõistluste esimestel päevadel ka? Jah. Ei, ikka mängijatest. ei teaks, mängija võtab telefoni ja teeb joones pilti, ma olen ise näinud. No, eks ta selline žestina on tore asi, ja võib-olla lõbustab publikut väheke, aga ilmselt sellised pretensioonid kuskil arvesse ei lähe ja ka Kirgios proovis eile musta-valgeks rääkida, aga time violationiga. Kuigi naljakas, et Kirgiosel oligi õigus, oligi kohtuniku viga ja ta alustas servi ennem kui aeg läbi sai,
aga ilmselt ikkagi mängud jätkuvad ja neid proteste ei rahuldata. Aga kokkuvõttes sellest minu arvates ekstreemselt huvitav Austraalia lahtised tulevad, nii meestest kui naistest, kui keegi siin võtab mürki praegust, kes naistest võidab. Kui me arvan, me ei tea seda nime, ärme sellest räägi. Kui me arutame meestega, ütleme 3-sest grupist ja siis võib-olla 3-4-sest grupist veel, on ju, siis naiste puhul me peaksime extendima seda kuskil 50 peale ja igasugune ennustus oleks tänamatu absoluutselt. Ma isegi pole vaatanud, keda see... No sa tegid väga sujuva ülemineku, ma võin teid siis valgustada. Esimene Naomi Osaka, koefitsient 6,0, Ashley Barty 8,50. Tuletan meelde, et Barty ei ole pidanud istuma isolatsioonis. Kui suur faktor see võib olla üldse? Aga Ashley Barty... Ma praegu peast ei oska öelda, aga mis ta viimasel ajal teinud on, et ei ole kuulnud eriti... Suhteliselt kadunud on pikalt, et ma seda mõtlen just. Minu teada ta ei võtnud ka kumbagi Grand Slamist osa US ja Roland Garros ja ilmselt tema mängupaus on veel suurem ja ma veel kord ütlen, et hullem kui see 2-nädalane... Kuulge, ta on viimati mänginud alles 2020 veebruari lõpp Dohas. Seda enam tundub imelik, et ta nii kõrgel seal on, et... jah, selliste treeningmatšide põhjal sellist koifi, aga no seal istuvad targemad inimesed. Ja ma oleks sinna pigem praegu võib-olla seda... Eksperdid. Seda sama Kaia vastast pakkunud pigem sinna. Sama hästi võib ka Kaiat ja Netti sinna pakkuda. Absoluutselt. Ja ongi... Julged pakkuda, palju siis raha võidaks? Vaat ma ei tea. Ohoo, Kaial on tõusnud muuses. Selles mõttes langenud koefitsient. Eile vaatasin, oli veel 501, nüüd on 201. Aga lugupeetud kuulajad, pange kõik oma rahad sisse, viimased pensionifondid välja kõik ja pange need rahad Kaia mängu peale. Mina arvan, et kui keegi mulle oma kontot laenab, siis ma 10 euro isegi paneksin Kaia peale. Mul ei ole kontot. Lihtne. Olgu see selge. Aga noh, see selleks, et tegelikult asja point on selles, et kui me meestest vaatasime Djokovicil, sa vist ütlesid 2,5 või? 2,35. Siis naistest, kui näitab parimale, on alles 6, on ju. Et see ka näitab, et ka rahvusvahelised eksperdid saavad aru sellest, et sellist eksperti ei ole olemas, kes seda võitlust ütleme siis ausalt. Vist ei sõltu ekspertidest, vaid ka sellest, et kes parasjagu seal panustavad. Mis see Poola tüdruku koef on? Sviatek või? Jah. 18,0, Anetil on 61,0. Okay, põnev. Ei oska midagi öelda, aga nii see naiste olukord praegust täna ongi, et võib-olla esimesed 16 paigustust peale teist ringi kõik mängust väljas. Ei imestaks absoluutselt, kui meil oleks jälle uus Grand Slami võitja. Mingi koroona walkover. No neid on nii palju olnud, et vist juba viimase, ma ei tea, peale seda, kui Serenal siin sünnitused ja asjad hakkasid, kui oli saadaval neid esikohti, siis, ja Serena enam nii hea ei olnud, siis peale seda igat ennem Grand Slami, noh. Kas Serenal on head võimalused tõusta Margaret Courti kõrvale 24-kordseks Slami võitjaks? No absoluutselt, iga Grand Slam Serena on näitanud, et ta on seal kuskil, aga iga Grand Slam ilmub välja keegi noor pommitaja, kes mingis teatud mängus nüüd võimalused ära nullib. Raske uskuda, et Serena suudab võita, aga ta on kindlasti jälle pildil. Minu arust ei ole Serena Williams viimastel aegadel olnud väga heas füüsilises vormis, et on suhteliselt hädas oma liikumisega ja ka natuke kehakaaluga, et on vähe suuremaks läinud. Ma ei tea, kas füüsiline hea liikumus Serena kunagi trump on olnud. Jah, aga tundub, ta on nagu veel nagu nõrgemaks selle poole pealt. Töögid on loomulikult kogu aeg olemas. Tema puhul on ikkagi see, kui ta oma massiivse pommituse tööle paneb, tal väga nagu liikuda polegi vaja. Kui ta jala maha saab, siis ta on väga jala maha saab, siis ta väheseid mängijaid, kes lööb isegi Kaiast kõvemini tuuril, ütleme. Ei, tema ise ütles, et Kaia lööb kõvemini temast. Ütles või? Serena ise on öelnud seda. No okei, ma lähtun mängudest, mida siis, kui see matš oli, kui ta 6-4 võitis Kaiat, et siis ta arvas, et on tuuril üks mängija, kes temast kõvemini lööb, on Kaia. Serena. No see on natuke vaieldav koht, aga ütleme, et jah, ega miks ka mitte, võib-olla nüüd juba kindlasti, jah. Tontada teab. Aga jällegi. Aga ma loen võib-olla ette siis, kes on pärast seda võitnud, kui Serena võitis viimase, mis tal oli siin 2017 Australian Open. Palju meil saate aega on, jõuad ette lugeda kõik? Jaa, jõuan. Meil tegelikult on limiteerimata, aga varsti paneme selle punkti ise. Ei ole tundmatud. Jelena Ostapenko, Garbine Muguruza, Sloane Stevens, Caroline Wozniacki,
Ossetski, Simona Halep, Angelique Kerber, Naomi Osaka, lausa siin 3 tükki, Ashley Barty, Simona Halep, jälle siis, et siis teine Bianca Andreescu, Sofia Kenin ja Iga Swiatek. Selle peale, palju me saime 11 saime, eks ju. Ja. Ja selle peale on alati jälle hea meelde tuletada, et nimetage neid mehi, kes on 2015. aastast Grand Slami võitnud peale nende kolmiku. Neid oli vist 5 äkki või? Peale 2015. 2005. 2005. 5 meest oli vist, seda me oleme rääkinud mitu korda, et seal on ju Marri, Safin, siis on loomulikult Wawrinka, siis on Cilic ja üks mees oli veel. Tiim, kõik, rohkem ei ole kedagi. Ja ütleme, neid Grand Slamme pole väga palju olnud. Ja see on 15 aasta peale siis jah, et Oota, Del Potro ei lähe enam siin arvesse? Läheb küll, jah. Del Potro ka 6. No okei, näed, me tiim tuli nüüd juurde, jah, selle tiim nüüd tuli juurde, enne oli 5, jah, nüüd tiim tuli juurde, jah. Et me peame ajaloos surfama, et leida siin 20 aasta jooksul, kus on mõne Grand Slami võitnud. Ja kui me nende 3 mehe asjad liidame, siis see on 57 Grand Slami. Tegelikult on maasendav. 57. Aga mis sa teed? Sa ei saa öelda, et võtta, näed, siin on see rahapakk, et astu kõrvale või? No, ei, see on fantastiline, et see nii on. Nad on teinud sellest tennisest selle tennise. Jaa, absoluutselt. Nad on väga kõrged standardid. Räägime sponsorrahadest, asjadest, nii edasi. See möll, mis nende 3, vaadake, mis üleeile juhtus, kui Federer andis oma tagasituleku turniiri teada. Mis see oli? Toha. Et mis juhtud, paljudel ununes juba Austraalia lahti. Ütleme, et ATP lehel ja igal pool. Kas see on märts nüüd? Toha vist Eks märtsis olema ja enne Ameerikat seal kohe vist. Ta mängib järjest Toha, Dubai ja siis võib olla Rotterdami. See oli küsimärgi all, aga mis ATP leht ja kõik näitas, et esimene uudis oli see, et Federer tuleb tagasi. Mitte Austraalia lahtised enam või isegi mitte käimas olevat turniiri. See pole oluline. Oluline on see, et Federer tuleb tagasi. Aga eks muidugi rahapakk lauale ja asjad mine ära on ju. Djokovic isa ütles, et tal oleks Federeri asemel äbi, on ju, väljakul olla selles vanuses, on ju, 4 lapse isana, aga kui teised ei saa paremini. No, kõigil on see võimalus olemas, igaüks tahab seda 3-4 miljonit esikoha raha. Ja... No sama juttu rääkis Indrek Tustit vendade Bryanite kohta juba viimased 2-3 aastat, ütlesid, vennad Bryanit tahtsid juba varem pilli kotti panna ja aga siis ütlesid, et me läheme, võidame jälle, ikka võidame, operatsioonid siin meestel puusaluu vahetatud, ikka võidad veel ATP turniiri, et siis tundus imelik lõpetada, et mis ma siis lõpetan. Kui ma tõesti enam kellelgi vastu ei saa, siis okei. Ja mis ma tahan siia lisada, Federer kindlasti ei tuleks tagasi, kui ta ei ole 99% kindel, et ta on võimeline võitma, nii Wimbledoni kui Tokyot. Pigem ongi nende motivatsioon ja nii-öelda see füüsiline võimekus, mida nad tunnevad veel, et nad on valmis mängima nende noortega, et vahet ei ole, kas ta lõpuks võidab, kaotab, aga ta on valmis mängima. Just. Aga igatahes, kui siin nüüd kokku võtta seda saadet, siis mis te arvate, mis seal nüüd viimastel päevadel Austraalias hakkab toimuma? Kas me jõuame mängud enne esmaspäeva üldse ära mängida? Et saame me siin eelturniiridel üldse võited? No, mina usun, et see otsus tuleb mõningate tundide jooksul ja kui mängud täna öösel käivituvad, kui nad käivituvad täna öösel, siis kindlasti mängitakse ära. Ma selles isegi kahtle, ilmselt laupäeval siis 2 ringi. Ja ilmselt need mängijad kõik, kes osalevad selles möllus siin nädal lõpus, mängivad Austraalia lastist esimese ringi päevakese hiljem kuskil ja ei mitte midagi ühe tuletõrje pärast, ütleme, maakera lukku ei lähe seal poole. Ja ma usun ka, et Grand Slami kallale keegi ei lähe, et Grand Slam on nii nagu ta on. See hotell võib ainult väga-väga lukku minna. See on väga ma loen siin nüüd pealkirja, et peetakse tõenäoliselt, et pealtvaatajaid ei ole ja mis see nüüd siis, players may be forced into repeated quarantines. Kordus karantiini uuesti mängijad. Kuidas see nüüd siis nagu välja näeb? Ei taha seda väga uskuda. Turniiri ajaks või? Ei taha kõik need 30 000 fänni, kes pidid tulema Openile, mis on isegi pool sellest, mis tavaliselt on. Kuidas see selle tuletõrjega kokku puutub, ma ei saa sellest aru. No, et igaks juhuks. Okei, austraallased on ennemgi mingeid kummalisi asju välja mõtlenud, aga ei, turniir, mina ei tea, siis on kõik tõesti kummaline, aga turniir kindlasti toimub. Ma nüüd loodan, et see ei ole õige allikas, ma loen see pealkirjad Women's matches shortened in the Australian Open tune-ups will play shorter matches. Mängivad tie-breaki ja
aga muuseas, see pole üldse välistatud sellised võimalused. Pole üldse, ma eriti mõtlen sellele eelturniiril. Võib näiteks juhtuda, et otsustav tiebreak, jah. Ja kuna see eelturniir ühelegi mängijale väga oluline ei ole. Et viimase seti asemel jah, 10. See on täiesti võimalik ja seda on tehtud ennemgi. See spekulatsioon käib siit läbi, jah? Et seal ei ole mitte midagi kummalist. Wimbledoni eelturniir Grand Slami eelne tiebreaki turniir. Aga miks see ainult naistel? Sama hästi võiks ka meestele see... No ilmselt võib meestel samamoodi olla. Ka meestel on vist ju okei praegu kõik ju. Nii-öelda praegu eelturniiri mõistes. Palju neil seal eelturniire on? Neil on vist 3 eelturniiri ei ole. See puudutas ainult naisi. Meestel ei ole ju ATP turniire, jah. Neil on kapp ainult, jah. Ei mängita mõlemad samas kohas. Samas kohas mängivad, jah. Aga karantiin ei puudutanud mehi. ATP kapp on lihtsalt, mängitakse nendel põhiväljakutel ja siis alates Margaret Courtist hakkavad minu arust need naiste mängida. Üks meeste turniir kuskil on, üks 250 minutis. Praegust käib. Eile ma vaatasin mingeid mänge. Ei, kaks tükki. Või isegi kaks. Ei, ikka kaks ATP turniiri on meestel samamoodi. 2 eelturniiri. Igatahes võtame kokku ja soovitame siis jälgida Delfi uudiseid, mis sellest Austraalia mullist saab ja eeldatavasti siis öösel saame jälle Kaiale ja Anetile kaasa elada. Anetile ennem Kaiale ilmselt seal hommikupoole, sest 6. mäng ikkagi on juba päris normaalsetel hommikutundidel Eesti aja järgi. Võib päevalgi olla lausa. Just. Et seal ju tuled põlevad ja saab ka õhtul kuni kella 2 öösel välja mängida. Ma arvan, et seal nii-öelda hilise kellaaja tõttu nüüd selles niigi tihedas ajakavas ühtegi mängu küll ära jätma ei hakata. Oleme siis ise juttudega siin slammi lõpupoole või kui on põhjust ka rõõmustada mine tea, mis tulemuse üle, oleme siis siin samas stuudios tagasi, ei hakka mingeid veksleid välja käima, nii nagu tennis elab päev korraga, võtame meie ka päev ja tund korraga. Aitäh teile, mehed, stuudiosse tulemast, ilusaid tenniselamusi kõigile ja püsime terved. Aitäh!